Tere kuulamast podcasti ilusatest asjadest. Mina olen Kadri Kruus, aksessuaaridisainer, naiste salarelvade ja aksessuaaride looja. Minuga koos minu päris esimeses saates on kunstnik, kelle töö on justkui kummardus loodusele. Kodumaised kadakamarjad ja eksootilised nektariinid on ehtinud nii presidendi vastuvõtukülalisi, saatejuhte, aga ka paljusid teisi Eesti ehtekunstist lugupidavaid naisi. Minu külaline on olnud päris mitu aastat Eestist eemal. 4 aastat elanud Kreekas, Ateenas, 3 aastat Prantsusmaal, Pariisis, aga kõige selle kõrvalt samal ajal pidanud väikest ehtetöökoda ja stuudiot Hiiumaal. Tere tulemast, Kaia Saarna! Tere! Ilus inimene ja ilusate asjade looja. Oi, aitäh! Ma kirjutasin sellise tutvustuse, tundes sind 7-8 aastat ja jälgides su loomingut, aga kuidas sa ise ennast tutvustaksid? Esiteks sinu ütlus kummardus loodusele, vau, ma pole isegi niimoodi kirjeldan, see on juba päris hea. Tutvustaksin võib-olla lihtsalt, et kõik võimalikud looduslikud materjalid kuivatatul viisil ma avastan ja niimoodi, et võib öelda, et ma loon oma ehtemaailmas mingid oma looduslikku, ma ei tea, maailma või... Loodus on kindlasti see, mis sind kõige rohkem looma paneb ja inspireerib. Ja selles suhtes, et kindlasti. Aga kuidas sa jõudsid üldse ehete juurde, et sa oled Hiiumaalt pärit, sa oled selline maalaps, kuidas sa ehete juurde jõudsid, et sulle loodus meeldib, kuidas need sellised eriti naiselikud ehted sinna juurde tulid? Kuidas ma jõudsin ehete juurde, kas ma siis räägin, kuidas sa jõudsid üldse kunsti juurde või kuidas sa... No tegelikult ma olen Hiiumaal, käisin kunstiringis, kunstiõpetuses juba nähti, et see tüdruk, sellele meeldib joonistada, maalida. Aga kunstiringis olen käinud päris kaua, aga siis ma teadsin, et ma tahan kindlasti EKA-sse minna või kunstikooli, igatahes ma tahan midagi õppida, aga ma ei teadnud mitte midagi, mida üldse. Ja siis ma nii-öelda lõpetasin 10. klassi ära Hiiumaal Kärdlas ja siis ma läksin Pelgulinna kunstiklassi. Üksinda Tallinnasse? Täiesti üksinda, 11 ja 12 klass, aga õnneks oli mul ema, kes otsis Hiiumaalt väljapool tööd, kes sai mind sellega toetada ja tuli uskumatu tuli mulle sellega vastu, et tütar peab saama umbes. Aga sul oli tahtmine nii suur, et sa tulid Tallinnasse selle nimel, et minna hiljem EKA-sse õppima? Ja kõik selle nimel? Kõik selle nimel, jah. Et see oli päris raske. Aga tundsid sa varem kedagi Tallinnast? Absoluutselt mitte. Mul ei olnud sõpru, mul ei olnud sõbrannasid ja see oligi ja iga nädalavahetus käisin Hiiumaal bussiga. Ja siis ma praegu mõtlen, et kuidas ma jaksasin, see on ikka tohutu sõitmine, aga see andis nii palju energiat, kui käisid kodus korraks. Aga siis sa õppisidki niimoodi inimesi tundma ja siis sa said aru, et kõik ei olegi nagu nii ilus ja hea, et on ka väga erinevaid inimesi ja et seda paksu nahka sai kasvatatud. Ja hästi tore oli minu klassijuhataja, kes alati küsis, kuidas mul läheb, kas mul on kõik hästi. Ja temal oli hästi suur mure, et kui ma lõpetan kooli ära, et ma ei saa EKA-sse, mis must siis saab. Ja siis ta oli juba ütlenud, et tuttav juures on tal karikate graveering, et äkki ma saan sinna, kui sa ei saa. Ja et selles suhtes, et see oli väga, väga südantliigutav. Siis... Aga peale Pelgulinna sa astusid EKA-sse sisse kohe ehtekunsti? Tegelikult mul oli üldse mõte sisekujundus. Läksin uksest sisse ja vaatasin stendi ja siis ma ei olnud enne uurinud absoluutselt
mis need konkursid on ja mis seal veel õppida saab ja siis ma nägin seda konkurssit ja siis ma tulin nagu maa peale, et see võib-olla juhtub, et vaata ma ei võigi saada sinna, et vaatasin veel huvitavaid, mis seal on, vaatasin, et ehtekunst, et äkki prooviks seda siis. Ja ma olin nii naiivne tollel ajal, et ma mitte kuhugi mujale ei teinud sisseastumisi, isegi teise ülikooli kuskil ei teinud. Ja läksingi ühe peale välja ja uskumatu läks õnneks. Saidki sisse? Et saingi sisse ja nüüd võib öelda, et ma olen 13-14 aastat tegelen ehtekunstiga. Sellest 10 aastat siis väikeettevõtjana. Ja detsembris saab 10 aastat, et täiesti uskumatu ja ei tüdine ja vesi ära. Ja ega ütlem nii, et ega ei oska ka midagi muud, ei tulekski mõttesse, mida veel teha. Aga kui sa kunstiakadeemiasse läksid, ma tean, sinna sisseastumine on paljudel, ka minul oli selline hästi suur unistus, et kui sa seal õppisid, kas see siis oligi see koht, kuhu sa tahtsid kuuluda, kui sa sinna õppima sattusid, kas sa tundsid, et nii, nüüd ma olen õiges kohas, et täpselt seda ma tahangi siin olla? Issand, seda ma ei ole mõelnudki, et väga huvitav küsimus. Absoluutselt pole selle peale mõelnud. Ei, ma tean seda, et ma elasin Ühikas, Ühikal oli omamoodi lahe jälle, teistmoodi. Inimesi oli, kellega said lähemalt tuttavaks. Ühikas ju pidid, kuidas öelda, kunstnikud on kõik nii erinevad, pidid erinevate inimestega koos elama ja see oli samamoodi kool ja ei, selles suhtes, et kõik need praktikad ja kõik need ühistegevused, koostöö, et kõik see kool tuli sealt ja selles suhtes, et said aru küll, et nii lahedad ja nii lahtised inimesed ja et sa oled nagu õiges kohas, et selles suhtes said küll aru, et kas sul oli seal EKAs ka keegi õppejõud, kes sind kõige rohkem mõjutas või kes sulle kes tundus, et kes annab sulle palju? No ma ei tea miks, aga mul on eredalt meeles värviõpetus Sirje Runge juhendamisel, et need kuidas ma nüüd ütlen, ta oli range, samas alati rõõmsameelne, viskas isegi vahel nalja ja samas ta oli väga tema nii-öelda tundides võis tunda, et sa nagu ka distsiplineerimist või kuidagi öelda, et sa pidid kõik asjad valmis tegema, sa pidid hästi tegema, et see värviõpetus ja need värvid, see ei olnud üldse nii lihtne, nagu ma arvasin, et mis see värviõpetus, mis see siis nii rasket on, et tegelikult see oli jah päris huvitav. Ja miks värvid, sest et ma ei tea, värvid on mind kogu aeg kuidagi väga mõjutanud ja mulle meeldivad värvid. Ma ise kannan ka erinevaid värve, kuigi tuleb välja, et must on kõige värvilisem värv, sest et seal on kõik värvid koos, millest ma ka midagi ei teadnud tänu värviõpetusele. Või oli see hall must? Vot. Jah, hall on selline hea värv, mis seob kõike. Mina mäletan ka Sirje Runget, me tegelikult õppisime enam-vähem ühel ajal ja mina mäletan Sirje Rungest seda ja mis tegelikult hästi palju praegu ka saadab, et kunstnik ei oota inspiratsiooni, et ükskõik kunstnik teeb, ta teeb tööd nii nagu iga teine inimene, et selleks, et midagi teha, tuleb hakata tegema, tuleb informatsiooni koguda, tuleb ise seda inspiratsiooni koguda, et see jah, kindlasti ei ole see, et sa istud ja ootad, et nii, nüüd millal mul tuleb see meeletu puhang, kus ma saan tööga alustada. Kuigi on erinevad filme täitsa sellises nii-öelda meeleolus või laadis olnud, et kunstnik ootab, et tegelikult on see, mitte kõik filmid, aga lihtsalt ma naeran, et mõnes filmis näidatakse täitsa niimoodi. Aga kuidas sa tunned, kuidas sinu jaoks on, kas inspiratsioon on midagi sellist, mida sa
nagu ootad ja või sa pead midagi tegema selleks, et see tuleb. Kindlasti... Absoluutselt ei oota. See tuleb nii lihtsalt täiesti lampi teinekord inimesega suheldes, plahvatab mingi täiesti tühja koha pealt. Või siis sa näed midagi, mingit kujundit või lihtsalt läheb sul mingi töö nässu, tegelikult on nii palju näiteid inimestel, kellel on midagi nässu läinud või valesti läinud ja siis tuleb välja, et vau, et see on tema nagu kõige parem idee üldse. Mina arvan, et parimad ideed tulevad täiesti juhuslikult, mitte üle mõeldes. Kas ka nektariinikivid tulid juhuslikult? Muidugi, ma lihtsalt nalja pärast kogusin neid mingi hetk. Sattusid head nektariinid kätte Hiiumaal, et tuli viljaliha ilusti lahti, sest et Eestis tuleb õudselt raskelt lahti see ja ma ei ole kunagi mõelnudki sellele, et midagi nendest teha. Ja siis ma lihtsalt hoidsin ja kuivatasin neid ja siis ma nii-öelda nalja pärast siis saagisin ühe katki ja siis ma vaatasin, päris tugev materjal. Siis ma puurisin paar auku sisse ja neetisin selle kivi neetisin hõbeplaadile ja tegin kõrvarõngad mustad endale. Ja siis hakkasid kõik need puudutama ja uurima, et mis asjad need on mul kõrvas ja et väga huvitav ja siis, kui ma ütlesin nektarine kivi, väga palju ajasid sassi kogu aeg, Kreeka pähkel ja et see on nagu siiamaani, et inimesed ajavad nagu samas tänu sellele, et inimesed ajavad sassi, olen ma nüüd ka seda materjali hakanud avastama. Aga ei, lihtsalt kandsin ise ja esimesed tellimused vist tulidki nii, kui ma ei olnud täitsa ametlikult või teinud ennast nii-öelda ettevõtjaks ja lihtsalt tegingi vabakutselisena. Aga jah, ei täiesti juhuslikult. Kas sul on need alles ka praegu, need mustad nektariinikivid? Ma olin nii rumal, ma kuidagi võtsin nad lahti, mul on nad kivina alles. Aga siis ma tegin esimesed konksuga, mitte nõelaga ja nad kuidagi... ma mäletan, kui mul Hiiumaa praami peal ja siis ma võtsin salli kaelast ära ja siis mul lendas konksuga maha ja siis üks inimene ütles, et teil lendas kõrvarõngas maha ja siis ma räägin, et milline praktiseerimine tegelikult kogu aeg viib sinu kõige parema nii-öelda tehnoloogilise lahenduseni täpselt, et kogu aeg katseta, et esimesed olid siuksed halvema tehnoloogilise, sellepärast ma võib-olla jätnudki need alles, kuigi ma oleks praegu mõtlen, et kahju, ja nii kahju. Aga kas need olidki su esimesed ehted, mis sa tegid, need kõrvarõngad, või oli veel midagi enne seda, mida sa tegid? Ma tegin igast asju, mulle meeldis see, imponeeris veel see lehekujuline motiiv. Ma tegin nendest igasuguseid kõrvarõngaid ja kaelaehteid ja mul ongi albumis vist kodulehel lehelised. Ja, on lehelised, on sul täiesti olemas. See oli kõige esimene ala kollektsioon või kuidas ma sellel ajal üldse nimetasin seda ehteseeria, et lehekuju ja siis ma saagisin välja nii-öelda rootsud niimoodi, ühesõnaga välja, et ta kujutaks lehte, mis on nagu rootsunud või niimoodi, ma ei oskagi öelda, igatahes jaa. Esimene motiiv oli lehekuju ja siis tuli nektariin ja nii ta läks. Aga kui ma meenutasin meie esimest kohtumist, kui meie üldse kohtusime, vähemalt minu mälupildis, oli see Baltika kvartalis. Minu päris esimeses isiklikus ateljees, enne seda ma olin ka üürinud kamba tudengitega mitme peale tolleaegset telliskivi ateljeed, see veel oli selline väga arenemisjärgus. Ja me istusime seal minu stuudios ja ma mäletan, me tegime sellist loominguvahetust. Ja ma tegin aega parajaks, sest mul oli hiiumpusine aega ja mul ei olnud midagi teha peale koolitust ja siis ma lihtsalt tulin lobisema. Sina tegid tööd ja mina lobisesin. Ja sellest ajast on tegelikult pärit üks esimene ehe, mis sa mulle tegid. Mul on see kaasas ka täna. See on see kõrvaehe ühele kõrvale. Kõrvalesta või ma ei saa öelda kõrvalesta ehe. Et ma olen väga rahul sellega siiani, et minu arust on imeilus. Mis sa ise, kas sa mäletad seda, kui sa tegid mulle selle? Kui ma praegu vaatan seda, see ei ole üldse minu stiil. Sest see oli selline otsimise aeg, et mida ja mis ja
olid kuskil midagi ägedat näinud kuskil ja siis ma ei tea, kas ma muusikavideos nägin mingit sätendavat kõrvaehet ja siis ma ei näinud seda hästi, siis ma mõtlesin, appi kui äge ühe kõrvaehe, siis ma mõtlesin omalaadselt midagi välja ühele kõrvale. Aga kusjuures see katab nagu suurema osa kõrvast ja mul on sellised natukene ebatraditsioonilised kõrvad, mida ma natukene häbenen, nimelt mul ei ole kõrvanibu ja vaat see ehe tegelikult katab selle ära, nii et selles mõttes minu jaoks on see täiesti geniaalne leiutis. Tuleb ainult teisele kõrvale ka teha. Ütleme, et tegelikult ma vist olen neid üldse teinud 2 tükki. Et kellegil on veel, aga ma ei mäleta kellel. Ja ma tegin vist endale ka ühe, et selles suhtes see mul ka alles väga piinlik. Ja see karp on ka kusjuures mul sellest ajast veel säilinud, et sellel ajal ma tegin logosid ka ise niimoodi, et ma saagisin metallplaadi sisse oma logo ja siis ma lasin igale karbile, mis kätte juhtus, mis läks vähegi ehtele, lasin peale lihtsalt spreiga. Läbi selle enda logo, olid ajad, milline töö ja vahe. Aga see, kui me seal Baltika kvartalis kohtusime, siis tegelikult sa olid juba enda ettevõtlega alustanud ja sa olid jõudnud juba päris kaugele. Et räägi, kuidas sa sattusid üldse ettevõtluse juurde, akadeemiast ettevõtluse juurde? Sest mina mäletan, minu jaoks oli see tohutult raske, et ma võtsin väga-väga kaua hoogu enne kui ma otsustasin, et nii, kas nüüd või mitte kunagi. Aga sina tegid seda põhimõtteliselt peaaegu kohe peale EKA-t või ma eksin? Tegin küll, aga ma ikka väga palju kartsin ka, et mis nüüd saama hakkab ja kas ma ikka teen ja sest et ma olin ikka väga ebakindel, kui ma kooli lõpetasin, aga õnneks sattus nii, et ma kuidagi organiseerisin endale praktikakoha. Tahtsin öelda Kreekasse. Praktikakoha Saksamaale, sain ühelt magistrandilt kontakti ühe vanema naisterahva juurde, kes elas nii-öelda Bremeni lähedal, Sandhatteni lähedal veel. Ja temal oli suga kiht maakodu koos suure ateljeega ja pluss eraldi töötubade läbiviimiseks hoone, kus ma siis aitasin töötubasid läbi viia ja aitasin tal tellimusi teha, ehk siis ma läksin tegelikult ka kiviistutust õppima. Ja siis ma elasin seal tema kulul ja mina siis ja aitasin samal ajal töötubasid läbi viia ja tegin tal tellimustöid ja ma vist tulin 3-4 kuud, kui ma ei eksi. See oli siis suvi või see oli? See oli kevad. Tegelikult see oli täitsa pime aeg, see oli tegelikult veebruar kuni aprilli lõpp. Jah, aprilli lõpp, mai algul läksin juba minema. Et see oli päris huvitav aeg. Saksamaal tuli nii varem kevad ja väga tore oli. Aga see naine mind innustas kogu aeg, ta oli mingi 70-aastane Maria Ann. Ma ei mäleta ta perekonna nimi on Nordik äkki, jah. Ja ta innustas mind ikka väga palju, ütles, et mul on oma stiil, ma peaks täiesti oma asja tegema ja siis ma mõtlesin, et niimoodi ütleski või ja siis ma ka ju unistasin, et ma tahaks ka kunagi niimoodi, et mingi maamaja ja siis on nagu eraldi ateljee, kus ma saan või inimestele edasi anda teadmised, et nad endale saavad ehteid teha ja siis nii läkski, et tulin tagasi Hiiumaale ja olin pool aastat töötu ja ma mõtlesin, mida teha, niimoodi virelesin, raha ei olnud, siis hakkas juba halb, kui küsisid vanemate käest ja raha elasid ka nende kulul. Ja siis ma lihtsalt vaatasin, et ettevõtluskoolitus töötukassal why not, teeme ära. Tegin ära, aga see oli ka nii intensiivne, siis samal ajal otsisid tööd kogu aeg ja siis ma nägin kuulutusi, et Postimajas tahetakse töötajat. Ma ei mäleta, kas see oli Postiljon või tahtsid Postiljoniks minna tõesti ahastus oli nii suur töötu olemisele, sest et meie koolis ju, kui lõpetad ära ju meid ei oota et mitte keegi ei oota avasüli sind, et tule nüüd tööle. No jah, sest vähe ongi võimalus ise midagi teha, et väga ei ole nõudlust tõesti. Ja tahtmine oli nii suur ja tegin selle projekti ära ja täiesti uskumatu saingi stardikapitali. Appi, ma olin siis nii õnnelik, sama õnnelik, kui ma umbes EKA-sse vist sisse ja siis ma otsisin ka oma ateljee pinda Hiiumaale, Kärdlasse. Ma sain väga, väga hea väikse ateljee endale
mille üüri, ma räägin Tallinnas alustava ettevõttena, oh jumal, ma ei kujutaks ette. Need inimesed, kes hakkavad, respekt, nagu see on nagu nii raske, eriti üürihinnad on teised. Mina, kui ma elasin veel alustava ettevõttena Hiiumaal, et õnneks oli mul nagu tühi korter, kus ma ei pidanud üüri maksma, et kõik tänu sellele, see algus on nii raske. Ja siis ma mäletan ühte raamatupidajat, kelle ma juurde ma läksin vist esimene aasta lõppes. Pool aastat ma ei maksnud endale midagi palka. Ja siis ta ütles, et sellised summad, ei panus, see on täiesti mõttetu, miks te üldse ettevõtted teete? Ja siis mul oli niimoodi vesi peale tunne, et ma ütlesin täiesti lõpp. Aga kas sa ise tahtsid edasi teha või sa tundsid, et sa tuled sellest välja, sellest august? Sa mõtled, et rahaliselt oli just raske või emotsionaalselt ka? Muidugi emotsionaalselt ka, sest et kuidas ma nüüd... Aga kas emotsionaalselt, miks ta keeruline oli, kas oli kliente raske leida või jaa, oli... kindlasti, või mis töid sa üldse tegid siis? Sellel hetkel mul ei olnud mitte mingisugust portfooliot peale kooli ja ma teadsin, et ma ei taha hästi sügavamõttelisi ehteid teha, ma tahan teha kantavaid ehteid, lihtsaid, löövaid ja jah, et mida inimesed saaksid lihtsalt kanda. Ja hakkasingi vaikselt pihta, aga absoluutselt alguses ma tegin kõik tellimused, kõik parandustöid, igasugused pildi järgi, ma tegin... Oled sa koopiaid ka teinud näiteks, kui keegi on tulnud, oled sa teinud ka kedagi päris järgi? Õnneks kool on nii palju nagu nii-öelda õpetanud, et täpselt samasugust on igal kunstnikul tegelikult väga igav teha ja siis ma ütlesin talle, ma teen oma stiiliga, aga ma võin ka sarnase teha. Aga tänapäeval, kui ma tean, et mis pole absoluutselt minu käekirja, inimeste ideed on loomulikult oodatud, aga ma otsin ikkagi selle oma käekirja. Tänapäeval ma ikka mõtlen, et olid ajad, aga see kõik kasvatab. Mm-hmm. Et nüüd sa tead, et sa ei võta seda, aga sa ei jõuagi ennem sinna, kui sa seda kõike läbi ei tee. Aga jah, mingil hetkel ma suutsin ellu jääda ja edasi minna ja nii-öelda natuke tuntust koguda oma nektariini kõrvarõngastega ja nii ta vaikselt läks ja muidugi loomainkubaator, nagu sina oled käinud Tallinnas, uskumatu kui palju sealt, et see, et sa teed selle äriplaani valmis ja hakkad tuhinaga kohe nagu tegema oma asja, sa pead seda oskama ja see, et paar aastat õpid kõigepealt, kuidas näiteks enesejuhtimine, distsipliin, kõik, et see on ikka tohutu töö, et sa kõik, sest et sa ju ei saa viilida töölt, sa ju teed seda kõike endale, et kui sul on vaja midagi valmis saada, siis sa teed selle lihtsalt valmis ja kas või öösel, sest mitte keegi ei vastuta peale sinu, et selles mõttes, et ma kujutan ette, et need koolitused, mis me oleme saanud, need olid nagu super ja kuidas raha asjad hoida ja kas on, ühesõnaga kõik, mis on alustaval ettevõttel vaja. Kui mina sinuga tuttavaks sain, siis mulle tundus küll, et mina olin täpselt see, kes alustas ja kes oli omadega niimoodi pahuks, siis ei teadnud, kuidas üldse raamatupidajale läheneda selle tšeki hunnikuga, kus olid ainult kulud, aga mind tehti igatahes maatasa ja ma otsisin uue raamatupidaja ja elu läks edasi. Ja ütleme nii, et raamatupidajad on ka tegelikult väga, väga vajalikud ja tegelikult nad on ikkagi sõbrad, aga siis sa olid tegelikult päris tuntud ja teatud ja sa tegid päris paljude disaineritega koostööd ja moedisaineritega koostööd, et ja ometigi sa kolisid õige pea Eestist ära Ateenasse, Kreekasse. Mm-hmm. Et miks sa sinna läksid või kuidas elu sind sinna viis? Ütleme nii, et ega ma ise ei olekski sinna läinud, aga minu abikaasa Martin sai tööd. Tegelikult eelnevalt, kui ma kõik selle asja ise üksi alustasin, ta oli Moskvas, aga sinna mina keeldusin kaasa minemast, ta oli seal 4 aastat. Ja siis, kuidas nüüd öelda... tuli pakkumine, talle tehti suunatud pakkumine, et Ateena, 3 aastat. Ja mina ütlen ei, 2 korda ütlesin ei, mina ei tule, ei, me ei lähe. Mul oli nii suur hirm, et mu ettevõte läheb põhja, mul kaovad kliendid ära ja kõik, mille nimel vaeval on läinud, et see on täiesti mõttetu ajaraisk, et ma niimoodi kartsin lihtsalt, teadmatuse kartmine. Ja siis 3. kord Martin tuleb küsib, et kuule, mulle tehti uuesti pakkumine. Okei, lähme siis.
vahet ei ole, vaatab, mis teeme, sest et mul olid ka kursuajad ka mõned, et kes nagu väga palju innustasid, Kaia, sa oled rumal, kui sa ei lähe, mis mõttes sa ei lähe, mine, see on nagu once in a lifetime chance. Ja ei, ma ei kahetse tõesti, et need, kes seda soovitasid, nagu tänud, et ma oleks nii põikpäine ja võib-olla ei olekski läinud. Aga siis võtsid oma tööriistad kõik kaasa? Võtsid kõik... ka selle ehtekunstniku laua või kuidas seda nimetatakse? Ma ei teagi, ma olen suhteliselt võhik sellel ajal. Ei, need ongi töölaud, ma hoian ka neid töölauaks, et kullessepa laud või kuidas nad hüüdaks, aga ma võtsin 2 lauda kaasa, nii-öelda raud nii-öelda alusega, minu isa keevitatud, need olid väga kallid mulle, ma alati kartsin, kas nad jõuavad ikka kohale, kartsid seda kolimisteenust kogu aeg. Ja siis võtsin valtsi kaasa, mis mul ainuke Hiiumaal on, see suvi, eelmine suvi saime. See on vist väga vajalik tööriist ühele ehtekunstnikule. See on üks põhitööriist ja et kui sa valad paksu plaadi või paksu traadi, siis sellega sa saad seda nii-öelda õhemaks teha või traati saad teha pikemaks ja peenemaks ja ühesõnaga väga-väga metalli töötlemisel väga oluline ja siis ma naerangi neid aegu, kui ma 7 aastat valts oli Kreekas ja Hiiumaal mul ei olnud seda, siis ma käisin Tallinnas kursaadade juures seda kulla mingit jupikest või hõbedat valtsimas ja siis sa pidid kogu aeg organiseerima, kus, millal, nii kõik asjad tellimas kokku, nii nüüd lähen teed selle jupi, selle siis sellesse ja siis ma mõtlesin, et täitsa rumal, et miks ma pole nagu soetunud endale teist valtsi. Aga see ei ole nii lihtne, see maksab 1500–2000 eurot. Et sellel hetkel oli see nagu üüratu, aga siis järjest kogusid ja siis lõpuks tegid selle väljamineku ja siis elu läks nagu lihtsamaks. Et mul on nüüd täiesti, võin öelda, mul on täiesti 2 ateljeed, üks on mobiilne, mis mööda Euroopat rändab ja teine on Hiiumaal, mis on kogu aeg olnud samas kohas ja nii-öelda ma arvan, et see lähi 5-6 aasta jooksul kindlalt või isegi 10 aasta jooksul võin öelda, et ei liigu. Et nüüd mul on kõik topelt. Kindel, nüüd on kõik topelt. Aga Kreekas olles, kas sinu looming ka muutus kuidagi või kas see Kreeka mõjutas sind kuidagi teistmoodi või kas juhtus see, mis sa kartsid, et sa ei saa tööd teha ja sul kaovad kliendid ära ja... No see oli nagu puhas lollus, mida mina kartsin tonti, et ei selles suhtes, et ma põnevusega vaatan tagasi, et ma muutusin võib-olla eksootilisemaks selles mõttes, et nii põnev, et mõned ajakirjad kirjutasid lausa minust, et kuna ma olen seal Kreekas, et kuidas seal on ja siis ma ütlesin, see tuleb isegi natuke kasuks ju, et mul oli ehetel oli see Kreeka nii-öelda vibe juures sellel hetkel ja siis mul olid hästi puhtad ja värvilisemad värvid, sest et seal ju kogu aeg päike paistis ja olgem ausad, mind ajas see vahel närvi, miks siin ei või paista. Ja seal, kui vihm hakkas sadama, siis sa lihtsalt vahtsid seda nagu mingid loodusi imet, et vau, kui fantastiline vihm. Aga ei, need erksad värvid ja need erksad mered ja kõik need, nii kui nägid mingid jälle täiesti eksootilist taime kuskil kuivanud, korjasid selle kaasa, et ma korjasin seal ka väga korralikult materjali kaasa, et ja nende avastamine on siiamaani pooleli, sest nad on kastides mul praegu kuskil Euroopas, mis liiguvad praegu üldse Eesti suunas, aga mitte Eestisse veel. Mitte Eestisse veel. Sest et tegelikult sa oled jälle kolimas. Peale Kreekat sa kolisid Pariisi, Prantsusmaale. Mis ootusega sa sinna läksid? Ma olin tegelikult, natuke oli kahju, et kohe Hiiumaale ei saa minna, sest et olgem ausad, see ei ole nagu väga reaalne. Esiteks meil on nagu mõte väike missioon, miks me välismaal oleme, meie väike kodu Hiiumaal valmis saada. Et sellepärast me siis kannatame ja valame pisaraid seal teete tööd, rasket tööd kaugemaal. Ja kõigest sõpradest ja perekondadest eemal ja et see on meie praegu see, et äkki saab see millalgi lähiajal läbi. Aga Pariis, ma ei tea, see ikka oli šokk, selles mõttes, et ta oli nii suur, seal oli nii palju rahvast, nii palju erinevad rahvused, nii lärmakas, ma poleks elus arvanud, et üks linn võib nii lärmakas olla. Muidugi visuaalselt ilusam kui Ateena, olgem ausad, aga mis oli veel hästi kallis, me elasime veel kesklinnas,
ja ma kujutan, et äärelinnas oleks palju parem olnud, rahulikum, aga Martini töö nõudis, et oleks kesklinn või see ei oleks muud võimalust olnud. Aga muidugi head oli ka, et olid ju muuseumid ja olid ju pargid, mis olid vapustavalt, tõesti nagu nii suursugused ja aga no ma ütlen niimoodi, et kui ma Kreekasse lausa armusin 2 aasta pärast, aasta veel tõrkusin niimoodi, aga Pariisiga ma olin seal 2,5 aastat umbes, jah, või isegi 2 võib öelda. Pariisiga ma sõbraks ei saanud. Ja ma võin öelda, et me mõlemad ei saanud tegelikult. Aga mis see põhjus oli, et mis sa arvad, et me oleme seda nii palju vaaginud. Eks see ole see, et jah, et ma ei tea, tal oli meile kuidagi kuiv ja võib-olla see, et ei olnud võimalust nii palju reisida ja see reisimine oli tohutult kallis meie jaoks, see oli nagu võrdus Eesti reisiga ja siis me nagu mõtlesime üks õhtu, lihtsalt mõtlesime, mis asi meid siin nii rahutuks teeb. Siis ma ütlesin, kuule, aga vaata Kreekas oli ju meri, et tegelikult me oleme mõlemad hiidlased, et võib-olla muutus meid rahutuks see, et oli seal mingi jõgi, et kui sul nagu lained pea kohal löövad laksu või lained või kuidas on jälle nii, praegu kukkus valesti välja, aga ühesõnaga kui lained löövad pea kohal kokku. Ja sa tahad minna lihtsalt kuskile metsa jalutama ja sükest võimalust oli vähe, kuigi seal olid ka suured pargid ja metsad ja tõesti läksid ja siis see nagu rahustas ja hakkasime mõtlema, et vahet ei ole, kas sa vaatad merd Hiiumaal või merd kuskil välismaal, see on mingi haigus on mere vastu mul või meil, et nii kui vaatasid need lained, siis me läksime, ma mäletan, Bordeaux lähedal oli üks Arasho, ma mõtlesin nüüd vene keelse sõna, ja kuidas on võimalik, et see on juba meelest läinud? Järelikult ma ei pea seda nii oluliseks nende linna nimesid. Ühesõnaga üks suur liivatüün on Bordeaux'st Arcachoni lähedal, jah. Ja kui me seda merd nägime ja need lained olid ja siis ütles Martiniga vapustav. Siis me nagu mõlemad andusime, vaatasime, et see meri lihtsalt kutsub, pole midagi teha, et jah, meil on merehaigus. Ja siis kõik see vaikus seal ja seal nii-öelda tüüni peal kõndides, tüün on siis nii-öelda suur, mitte laviin, aga kuidas nüüd öelda, suur nagu liivaküngas, mis oli seal 3 kilomeetri pikkune, mis iga aasta siis veel maa poole liigub meeter. Siuke huvitav looduslik suur liivahunnik. Ma pole kunagi elusest näinud seda ja soovitan minna, see on Euroopa suurim. Sellele jääb kindlasti ülesse. Ja siis oli küll siuke tunne, et jälle laadisid ennast, et selles suhtes, et ma saan öelda, et ma ei ole üldse linna inimene, ma isegi Tallinnas ei taha olla. Et ma olen täiesti maainimene. Et mõni ajab see vaikus ja rahu hulluks, ja kui midagi ei toimu, et mis mõttes sa suudad, aga mõni just tahab vaikust, et inimesed on jälle erinevad. Ja nüüd sa oled jälle kolimas, aga sa oled... Ma ütlen ausalt, mul on nii hea meel, et ma olin Pariisist ära. Aga ometi sa ei koli veel mitte Hiiumaale, kuhu sa väga igatsed minna, sa kolid... Mitte Hiiumaale, aga õnneks nüüd lähemale ehk siis Riiga. Ja praeguse seisuga on 2 aastat, aga you never know, et selles suhtes, aga ma saan iga hetk tulla Hiiumaale. See teeb mind väga õnnelikuks. Mis plaanid sul üldse Hiiumaa stuudioga on? Tegelikult... Ja mida sa üldse teed seal Hiiumaal stuudios, et ma olen aru saanud, et tegelikult seda on võimalik täiesti külastada ja see on avatud mingi aeg ja sul on võimalik sinna külla tulla. Ja mul on teinekord üllatuskülalisi olnud, kellele meeldivad mu ehted ja kes on lihtsalt uksele koputanud ja lihtsalt juhuslikult tulnud, et me tulime Hiiumaale puhkama, et siis mõtlesime, et tuleme siit ka läbi, see on hästi südant seda siis samal ajal, kui sa oled Eestis? Sest ma olen suviti tihti Eestis ja keskendungi ja teengi abielusõrmuseid, eritellimusi, ehk siis... nii-öelda igaühele nende touchiga sõrmuseid, mul hullult meeldib neid teha. Aga see suvi on kuidagi eriti palju neid, väga tore, et muidugi inimesed abielluvad ja seda sära silmis näha. Ja muidugi mul on olnud tegelikult juba 5 aastat, ma nii tahan töötubasid teha, aga need Eestis käigud on nii intensiivsed.
sõbrad, perekond, siis maakodus toimetamist, siis oma tuleviku kodus istutad hekki ja siis kastad ja mõllad ja siis teinekord töötadki oma käed nii paiste ja siis mõtled, et Kaia, võta rahulikult, sul on need töökäed. Et selles suhtes kõik on nii palju ja siis on nagu igatsed ja mõtled, et saaks see juba niimoodi. Ja siis mul on üks fotograaf tegi hästi, mis sa arvad, et kui sa Hiiumaale kolid, et sul saab nagu rahulikum elu, et siis hakkad veel hulemini ropsima. Vaata, ei tea enam, kui kolid. Et seda aega see on nii väärtuslik, et sa kasutad seda, jälle pead seda energiat kuidagi õigesti suunama ja kui sa lõpuks jälle lähed suve lõpus ära ja siis sulle nagu saad nagu, kõik photoshootid, kõik ehted ja kõik asjad on tehtud, mis sa tahtnud, et siis on nagu nii hea olla jälle. Et samas, kui ma ei teeks midagi, ma võiks vabalt lihtsalt nagu täiesti rahulikult võtta ja mitte tõmmelda, aga ma ei saa, sest et hing ihaldab, et sa tahad kõik oma soovid ja mõtted ära teha, sest et see ongi edasi viiv jõud. Et sul jääks midagi, ma teen alati nimekirja. Kui sa üles kirjuta, siis ma olen täheldanud, et see ei lähegi täide. Sa pead kõike üles kirjutama ja see läheb. Isegi ma kirjutasin kunagi oma ateljee ja joonistasin ja see läkski täide. Ma olen täiesti sinuga ühel nõul, et see, et sa pead ja mitte ainult kirjutamine, vaid ka rääkimine. Et see, kui sa ütled, et ma nüüd teen seda, et see tihti teedki. See avalikult veel räägid, sul ei ole pääsu. Sul ei ole pääsu, muidu sa ju valetad ja ometi sa ei taha valetaja olla. et selles mõttes ma olen sinuga hästi ühel meelel. Aga kunstnikuna, kas sul on ka mingi enda loomingust mingi lemmikelement, millega sulle meeldib töötada või lemmikseeria või mis on sulle eriti, võib-olla lemmik on isegi raske öelda, sest et see oleks justkui, et peaksid ühe laste seast valima ühe lemmiku, et mis teatavasti on võimatu, aga võib-olla on sul midagi sellist, mida sa kuidagi teistest, mis teistest erineb. No ma ei tea, eks me ehtekunstnikud kõik erinevad ja oleme erinevad ja need on järjest rohkem juurde tulemas ja on praegu ja mis on nagu kihvt, et igaüks leiab oma, et klientidel on tohutu valik ja ma arvan, et kõik leiavad oma stiili. Aga mina tõesti keskendun loodusmotiividele, alati küsin näiteks ka abielusõrmuste tellimuste puhul, et eriti naispool tahab naiselikku ja teinekord mustriga, et küsin lemmik taime motiivi. Et viimati ma nüüd saingi kadakoksa motiiv, mis on minule endale südamelähedane, et üks Saaremaalt tüdruk, kes on väga elevil, ta nii ootab juba. Ja muidugi ma olen teinud Pärna lehte, nii-öelda sõrmuse sisepoole siis, ja siis ma olen kastanipuud ja siis olen mingi männipuu koort taodelnud. Aga see jääb ka niimoodi, et jääb ainult see klient jääb näha või kliendile jääb see näha see on nii ja naa, kes tahab teha väljapoole ja kes tahab sissepoole, et see on nii erinev ja siis ma tahangi nagu tehagi kahele oma, kes nagu kuidas ette näeb ja kellele mis on südamelähedasem, et kes on privaatsem, tahab sissepoole ja kes tahab, et ta kogu aeg näeb seda oma sõrmes, siis ta tahab väljapoole, et need on põnevad projektid, ütlen ausalt, et ma olen järjest iga aasta olen nagu mõelnud, et päris põnev on, et siis ma olen nagu selle nii-öelda kitsaks teinud, et kunagi ma tegin abielusõrmused, mis olid peaaegu, foto pealt tegin nagu, mitte koopiaid, aga sarnase, aga oma võimekuse piirides, aga nüüd ma mõtlen, et see ei ole ikka minu teema, et aga sa pead selle kõik läbi tegema, et aru saada, et mis sulle meeldib. Ja mul on nii palju vastukaja olnud selles mõttes, et meile meeldivad sinu looduslähedased ehted ja sellepärast valisime sind ja tegelikult on loodus nii lihtne, et see on selline tunne, et tegelikult ma ei mõtle ise seda välja, tegelikult see ei ole ju originaalne, aga samas see nii paelub mind. Ma ei saa sinna mitte midagi teha. Sinu viimane seeria tegelikult ongi Kadakamarja seeria, kõige uuem. Nüüd jah. Ja, et need on, Kadakamarjad erinevad kõik täiesti üksteisest, need on vist valatud täiesti autentsest Kadakamarjast või kuidas? Ja ma nüüd täpsustan seda, et kõik Kadakamarja ehted näiteks keti otsas või sõrmuse peal üks Kadakamari siis kõrvas, keti otsas ja sõrmusel ja ühe Kadakamarja prossid, need on kõik kordumatud. See on üks Kadakamari, mis on mul korjatud sügisel. Nad siis saavad valmis.
see kuivatan nad ära, see siis see nii-öelda valamisel kipsvormis põleb täielikult ära ja tema asemele siis voolab hõbe, mis võtab täielikult selle jäljendi. Aga kui nüüd rääkida 3 kobaratest, 5 kobaratest ja 2 kobara ehetest, siis nendest on juba vorm võetud, sest muidu see töö läks liiga hulluks ja hind läks liiga kõrgeks. Et kes tahab ainulaadset ja kordumatut, nendele soovitan 1 marjaehet. Aga teised on jah sellised vormiga juba nii-öelda mängitud ja tehtud, et ja ei, selles mõttes, et ma olen väga palju mänginud nende kobaratega ja ma arvan, et saab veel mängida ja veel suuremaks teha. Et eritellimusi on ka muidugi, et ma olen 20 kobaraga nii-öelda suure kaelaehte teinud, mis näeb väga efektne välja, et poleks uskunud, et nii lõpmatuseni saab ka neid väiksed marjakesi kasutada. Et ma arvan, et jah, et sellest, ma vist ei mainin seda, et kus see kadakaseeria üldse tuli. See ei tulnud Hiiumaal. Ei tulnud Hiiumaal? Olles absoluutselt mitte. Mina seostasin alati seda sellega või kujutasin ette, et sa olid seal Hiiumaal kuskil, käisid seal kadakate vahel, vaatasid merd, tulid oma stuudiost välja ja siis vaatasid, kadakamarjad ja kadakad, aga ei olegi nii. Seda on jah ilus mõelda, et see nii võiks olla. Aga tegelikult ma räägin, kõik on nii juhus, mis mõtted tulevad, aga see on täiesti, see tuli, kui ma ütlesin eelnevalt, et Pariisis üldse ei tulnud mingisugused mõtteid. See oli siis vahetult, kolisime Ateenast ära Pariisi ja suurest igatsusest Hiiumaa vastu täiesti lambist, konkreetselt täiesti kuskilt tuli siuke mõte, et ma teen proovi üldse, ma lähen Hiiumaale ja ma lasen neid valada. Et kas üldse saab asja ja saigi, sest et juveliirikale juures ma lasen neid valada, mul enda seda kallist suurt seadet ei ole, ütles mulle, hoiatas mind, see ei pruugi välja tulla, ütles mulle nii, aga kuna kadakamari ei ole mari tegelikult, ta on käbiline, ta on seest kuiv, sest et teinekord need marjad paisuvad ja ei tulegi midagi välja, aga täiesti uskumatu, täiesti ilusti tuli välja ja no tõesti ja siis ma mõtlesin, et vau, appi kui äge. Nii hea, et ma ennem jõudsin sellele saare inimesena, ma ei kujuta ette, et see ongi nii hämmastav, et see on ju nii lihtne. Kaugel olles tulevad hoopis. Et see tegelikult oleks nüüd ükskõik, kes selle idee lihtsalt ära teha, vaata, või proovinud vaata. Et mul on nagu nii hea meel, et ma sain selle teha. Et sina, kes sa oled sealt pärit ja et see loob sellise veel eraldi seose. See on täpselt jälle nii, et okei, mul tuli see idee see valada, aga see ei ole disainilt, see ei ole minu disain, see on jälle täiesti loodus enda antud. Et kuigi nende kobarate kombineerimine kokku, jah, see küll on natukene selline nii-öelda kombineerimine ja disainimine, aga ja ei, selle üle ma olen eriti õnnelik, kellele Eesti saared ja üldse saared, nii Rootsist kui Soomest ja isegi Londonist on tellitud neid. Ja Londonis on tellitud veel 2 tükki sinna asutusse, inimesed, kes džinni tehases lahkumiskingitusena, saad aru, siukseid asju tuleb välja, et isegi välismaal, ma olen mõelnud küll, et peaks rohkem reklaami ja promoma välismaal, aga vaata kõik ei jõua, siis sa peadki leidma need inimesed, et sellega nagu tegeleda, et ei see, jah, lihtsalt uskumatud asju saad nagu teada, kus su kingitus läheb. Aga ma arvan, et siinkohal ongi tore hakata lõpetama selle ilusa kadakaseeria jätame lõpetuseks ja jätame meelega lõpetuseks, sest kõiki kuulajaid, keda huvitab, millised näevad välja kadaka marjadest ehted, siis neid on võimalik näha 12. septembril minu showroomis Tallinnas Pärnu maantee 20A, kus toimub aksessuaari pärastlõuna ja loomulikult on külas siis ei keegi muu kui Kaia Saarna ja ma lisan podcasti notesidesse selle ürituse, te kõik võite kohale tulla meiega juttu rääkima, uurima, kuidas on ehted valminud ja loomulikult saate neid siin kohapeal ka soetada. Aitäh, Kaia! Igatahes väga rõõm, kindlalt olen kohal. Kuulmiseni!
ei salvestanud. aga siin on. see ei jää peale, me peame uuesti tegema.